Paide ruumieksperiment on 3 aastat toimunud tegelikult juba, ta sai alguse Arvamusfestivalist, et ta on Eestis esimene ruumieksperiment, mis on nii kaua aega kestnud, järjest 2 kuud ja nii suures mõõtkavas. Ehk siis ei ole mitte üks väike tänavajupp või tänavaserv, vaid on keskväljaku, pool keskväljakut on ümber tehtud. Žürii pidas oluliseks välja tuua, et selliseid ruumieksperimente on meil tegelikult väga vaja ja siiamaani ei ole juletud avaliku ruumiga sellises mahus ja sellisel määral katsetada, et igal aastal oleks justkui loodud midagi uut, mis mõtestaks selle väljaku ümber, tooks inimesed sinna kohale, katsetaks ära, mis sellele linnale sobib, mis sellele linnale ei sobi ja siis järgmisel aastal justkui täiustaks seda lahendust. Et see teeb selle asja eriliseks, et on kohalik enda ehitatud, kus tulid kohalikud jalgpallimeeskond, tuli meile appi ja õpilasmalev ja linnavalitsuse töötajad ja selline töökäte hulk oli hästi suur. Me elame praegu ikkagi maailmas, kus kõik käib läbi riigihangete, läbi kellegi kolmanda ja reaalsel ruumi kasutajal see, kellele see ruum lõpuks jäetakse, tal ei ole justkui sõnaõigust või tal ei ole võimalust kaasa lüüa selles ruumi loomises. Et Paide on selle protsessi justkui vastupidine näide, et tegelikult on kõik need asjad võimalikud. Paide ruumieksperimendi üks selline salaunistus on ka see, et me inspireerime teisi väikesi linnu selle järgi käituma ja samamoodi järele proovima, eksperimenteerima, ehitama oma katselabor ja just sellist suhtlusruumi tekitamist. Et tavaliselt need keskväljakud kipuvad olema sellised suured turuväljakud või siis paraadväljakud või ühesõnaga tohutute suurte mõõtmetega erinevatel põhjustel. Kui pingid on paigutatud kuskile tavaliselt platsi äärtesse, see ei ole väga selline suhtlemist soodustav, siis meie proovisime just tuua inimesed kokku ümber laua ja omavahel suhtlema. Siin on see keskväljaku muruplats, siis on lava varjualustega, spordiplats, kohvikuala ja välikontor suveraamatukogu. See, et on vaja teha inimestele kuskil ruumi, kus nad saavad istuda, süüa, juua, kus nad saavad mängida, kus nad saavad olla sportlikud ja kuskil siis oleks lava, kus saaks korraldada ka mingeid muid üritusi ja mingid alad võiks olla siis väikestele lastele mõeldud. Et need elemendid oma olemuselt on üsna universaalsed mis tahes ruumis. Ja kui me ka seal kohapeal käisime, oli väga selgelt näha, et see ruum oli tegelikult kasutuses ja inimesed viibisid seal, kasutasid seda, olid rõõmsad, et need inimesed tõesti tundsid, et see on nagu nende oma, nad on sinna oodatud, nad on sinna kutsutud. Üks põhjus, miks me Paides hästi üllatusime, et nii palju inimesi selle keskväljaku nii kiiresti üles leidis, sest kui jalutada suvalisel päeval Paides, siis seal ei liigu väga palju inimesi ja eriti mitte keskväljakul, kus ei ole mitte midagi teha. Aga siis, kui see ruumieksperiment tuli, siis tulid ka need inimesed välja, kes muidu on kuskil peidus ja depressiivsed Eesti väikelinnasid tegelikult ei ole olemas. Et kui pargis on ainult puud ja muru, kui tänava on ainult liiklemiseks või kui väljak on ainult autodele sõitmiseks, siis inimesel ei olegi tegelikult seal avalikus ruumis midagi teha. Linnades seda potentsiaali teha avaliku ruumi inimsõbralikumaks ja inimestele jalakäijatele rohkem ruumi on tegelikult päris palju. Seda tundub, et on hästi vähe, sellepärast et seal tihti pargivad kas autod või siis on lihtsalt asfaltväli, aga kui seda lähemalt vaadata, siis asfaltväli või ka muruväljak, mis on ümbritsetud torupiiretega, kuhu inimene ei saa ligi, see ei ole linnaväljak. Linnaväljaku loob ikkagi see ruum, kuhu inimene saab ligi mugavalt ja turvaliselt ja ta saab seal midagi teha. Et selliseid ruume kas või Tallinnas, mis seisavad nii-öelda rohealade nime all, aga mitte keegi mitte kunagi ei julge ega saa ega ei ole ka lubatud kasutamine. Nii et tegelikult sellist ümberkujundamise ruumi on väga palju, et tuleb lihtsalt käia, vaadata silmad lahti ja jällegi püüda mõelda natuke teistmoodi, kui ollakse harjunud ja unistada. Ma alati julgustan inimesi, nii ametnikke kui siis kodanikke unistama rohkem, sellepärast et kui sa ei unista, siis sa ei saagi mitte midagi muuta kunagi.